See käimas olev suvine aeg ei ole väga soodustanud õues toimetamist, õues söögi valmistamist, grillimist, aga kui te olete ikkagi hoogu sattunud ja on selline olukord tekkinud, kus te olete seda kõike natuke liiga palju teinud ja lõpuks jääb liha järele, siis oleks mõistlik tegelikult see kõik panna lihapirukasse. See on muuseas Ragne mõte, mitte minu oma. Tere hommikust, Ragne! Tere hommikust! Õige, eks ju, sest vahel ju võib minna väga hoogu ja siis jääb seda liha üle. Just täpselt, et minu arust ongi see hästi tüüpiline, et valmistatakse liha rohkem, kui lauas sööjad jõuavad ära süüa. Ja ei maksa ju ennast ka haigeks süüa. Just täpselt, et siis peakski nagu mõtlema, mida sellest lihast siis järgnevatel päevadel teha. Et kõige lihtsam variant on muidugi see värskesse salatisse pista või siis hommikusöögi võileivale. Aga mina jagan kahte retseptiideed. Üks on selline natukene patustamise variant, see on siis ricotta lihapirukas, mis saab hästi kiirelt valmis ja siis teine retsept on täpselt risti vastupidi, on hästi selline taljesõbralik, hästi tervislik ja seda me hakkame ka siin valmistama, see on siis porgandi suvikõrvitsa pasta ja kusjuures see on ka laktoos- ja gluteenivaba, et ta on nagu niisugune... Kõik need vabad, mida saab sinna ette veel panna, käivad ka selle roa juurde. Täpselt. Aga porgand, siis ma sain juba aru, kui on suvikõrvits ja porgand, siis on väga konkreetne, ongi porgand olemas. Tõmbad sellised suured ribad. Ma porgandist teengi kartulikoormisnoaga, teen sellised õhukesed laastud, mis nii-öelda ongi siis nagu pasta. Et minule meeldib seda, ma arvan, et ma seda rooga olen viimase paari kuu jooksul ikka väga tihedasti söönud, et ta on niisugune hästi mõnus, hästi kerge, samas hästi selline toitev. Päris pastat siia üldse tegelikult ei lähegi. Ongi köögivilgadest ainult. See ongi nii-öelda siis hellitavalt pasta. Et ma olen siin siis juba suvikõrvitsa laastudeks teinud. Ma arvan, et ma teen natukene veel, siis tuleb siia juurde ka porgand, siis seened on mul ühed suured lemmikud. Seened ma panengi kõige esmalt siis pannile praadima. Sa oled šampinjonid võtnud praegu? Ma olen praegu võtnud. Sest need on olemas? Jah, et muidugi kohe-kohe on kukeseene hooaeg peale tulemas. No see, et omal juba korjavad väikseid. Jaa, aga mina kahjuks ei leidnud selles mõttes, et oleks selle tegelikult tahtnud ka muidugi kukeseeni, aga ju ma jätan siis kukeseened järgmiseks korraks koos kukeseene kastme ja värske kartuliga. Ja siis lähevadki nad pannile, kui meeldib küüslauk, sibul koos sibul ja küüslauguga. Ja siis, kuni seened on küpsed, võtan natukene ta siis pannilt ära ja praen suvikõrvitsa ja porgandi laastud ära niimoodi, et nad oleks küpsenud, aga ikkagi kergelt krõmpsud. Natuke krõmpsud. Ja siis lisan juba šampinjonid juurde. Ja siis, et ta läheks kreemiaks, panen natukene kookospiima. Ja seda nii-öelda tunde järgi, tegelikult see toit käibki tunde järgi. Nii nagu ikka enamasti toidu valmistamine mulle tundub. Just täpselt. Ja siis kõige lõpus tuleb liha, segan sisse, et liha mul ka jäi üle grillimisest, võtsin kaasa ja siis kõige lõpuks natuke värsket tilli või tüümiani või punet, mis kellelegi meeldib. Ja siis mulle tohutult meeldivad röstitud seemned. Mulle ka. Ja need tuleb olen neid juba vähemaks võtnud. Ma nägin. Katsusin küll hästi vaikselt ja salaja teha, aga su silm fikseeris ära. Nii, kõigepealt lähevad siis seened, siis võtad need ära, siis lähevad eraldi porgand ja suvikõrvits ja siis juba kõik lõpuks läheb niimoodi kokku. Ja kookospiim on see, mis teeb selle selliseks mõnusamaks kreemiaks. Just, et võib kasutada seda kreemiat kookospiima, aga on olemas ka selline lahja variant, et inimesed saavad ise otsustada. See kreemis on muidugi parem. Tegelikult on, jah. Otsustame selle ära. Mõlemad olemas, nii et mis meeldib, seda paneme. Paneme seda kreemiat ikkagi. Aga ole hea, ütle veel 2 lauset ka selle piruka kohta, millest me siis natuke võib-olla pärast pikemalt räägime, et lihapirukas, ricotta ja lihapirukas. Just, et valmistan sellest siis täiesti traditsioonilise muretaina, aga siis ma panen nisujahu ja odrajahu panen pooleks ja täidisesse siis panen seda sama grillitud liha ja praen sibulat, 2 sibulat ühe piruka peale ja siis teen katte, mis tuleb siis 200 grammi ricottat, 200 grammi toorjuustu, 2 muna, natukene maitseks soola, natukene jälle värsket tilli ja siis panen selle liha, seenesibula, liha ja sibula segu peale ja siis kõige peale raputan juustu ja küpsetan nii kaua, kui niisugune juust on niisugune mõnusalt. Täpselt.
jõudu tööle. Ja 2 põnevat ideed Ragnelt, kui teil on jäänud grillipeost, grilliõhtust natuke liha järele, kuidas seda siis kasutada. Sellised toredamad asjad, mitte lihtsalt panna kas rohelise salati sisse või võileiva peale. Panni peal valmib mis? Panni peal valmib siis suvikõritsa porgandipasta. Ja pasta on nüüd väga sümboolne sõna siin. Jah, et pasta asemel on siis suvikõritsa porgandilastud. Ja ma pean ütlema, et tegelikult ma tohutult viivitasin, et mul oli tund aega selle valmistamiseks. Tegelikult läheb selle valmistamiseks vist 15 minutit, kui sedagi. Väga kiire lugu. Just. Et selles mõttes hästi mugav ja kiire ja siis veel tervislik. Ja siis ka selles mõttes ei olegi midagi, et seened praadisin ära, panin hetkeks kõrvale, siis suvikõritsa porgandilastud. Nii palju, kui nii nad on kergelt krõmpsud, aga pehmed. Ja siis lisasin grillitud liha, värske aetilli, need seened, mis ma eelnevalt küpsetasin. Kõik läks kokku siis? Kõik läks kokku, segasin kokku ja siis kookospiima. Täiesti tunde järgi nii palju, kui kreemiat sa tahad. Ja siis ega ei olegi midagi, et maitsestada soola pipraga. Ja valmis ongi? Juba valmis, jah. Nii, aga see pirukas? Nii, jah. See näeb väga ilus välja. See pirukas on nüüd ka samamoodi hästi lihtne, et valmis muretainas, kus on pooleldi odrajahu, nisujahuga pooleks siis. Ja siis täidiseks läks 2 praetud sibulat samamoodi kanaga segamini. Ja katteks panin ricotta kohupiima, toorjuustu, muna, samamoodi tilli ja siis kõige peale juustu ja küpsetasin, ütleme, 30–40 minutit olenevalt ahjust. Väga tore, Ragna, aitäh ja Televisiooni kodulehel olemas siis need 2 väga toredat retsepti ka ja saate endale sellised suvised mõnusad lahjad road.